No tšau, tulime kehalasse autot testima. Meil oli kulbilohus natuke probleeme selle autoga, et kütusüsteem oli vaja ümber teha ja natuke oli jõudu ka vähe. Et otsustasime auto Tuune stuudiosse viia, kus siis kõik see töö ära tehti ja kogu seda seiklust näete juba siit. Võib veel süüdet panna. No jõudu teeb megalt nagu süüdet panna. Iga kraat teeb mingi üle 10 väände. Üle 10 kilovatti praegu. Ühesõnaga, Simon siis usaldas meie kätte enda auto. Tegime siin kerged muudatused. Põhiline muudatus oli muidugi küttesüsteemis, et sai siin uus vahepaak tehtud. Need 044-d, mis olid ennem siis siin selle toruraami küljes, olid väljaspool siis seda vahepaaki. Nüüd need said siia sisse uputatud ilusti. Lisaks veel see pumba värk sai ümber nagu nihutatud, et nüüd on see võttur 044, mis seal all on, täpselt siis AM-i oma, on otse paagi küljes, eks ju, lööb kohe siia vahepaaki, vahepaagist lööb otse ette. Filtrid sai nihutatud ka, filter on nüüd kohe peale siis 2044, ehk siis filter on enne pihustid. Enne pihustid kohe, et ennem oli kuskil seal vahel, ühesõnaga. Ma räägin võib-olla ära ka, et mis viga teda painas siis. Jah. Et vist seal üritusel ise ma ei saanud kohal olla, mul oli ära minna, aga oli sellise pika kurvi error, kus siis 044 pump jäi õhku kakkuma ja 044 pump teadagi on oma ehituselt selline, mis põhimõtteliselt õhku ei suuda pumbata ja isegi õhusegust kütust mitte väga, sest et õhk lekib siis põhimõtteliselt läbi sealt. Siis tal võtab aega ennem, kui ta uuesti hoo üles saab ja tulemuseks on see, et vahepaak võib jääda kuivale ja seega juhtus. Ehk kütuserõhk mitte lihtsalt ei langenud, vaid kukkus põhimõtteliselt täiesti nulli osades kurvides. Very, very, very dangerous to engine põhimõtteliselt. Ja Villi tegi super töö, kui nii öelda. Sest et see kõik sai ära mahutud siia külje alla väga hästi ja kui sa nägid siit alt, kuidas 044 võtab otse paagist, et see isi, kui ta korra peaks õhku saama, siis põhimõtteliselt kütus uputab ta üleni jälle ära ja peaks kohe kerima jälle käima. Jah, et siin olid ka kollektori tihendid olid vahelt minema nii-öelda lennanud, et need said uued pandud, uued kollektori tihendid. Turbo D4 tihend sai uus pandud, uued küünlad said pandud, kus juures kraat külmem, jah? Jah, et kraat külmem ja siis ilmselt sina oskad öelda, et sellega sai siis jõudu tänu sellele juurde keerata, eks ju? No, ütleme niimoodi, kui ma oleks ennem sama palju jõudu keeranud, kui praegu sai, siis selle eelmise kütuse erroriga oleks kindlasti ka buum, oleks need silindrid tühjad, 100%. Praegu sai nüüd keeratud süüded pea tuubel juurde ja põhimõtteliselt sinna, kus siis see V8 peabki olema. Ja tegi ka nüüd nii nagu peab jõudu, ehk siis
hariliku 0,8 barri juures tuli ikka 700 pluss väänet ja 400 pluss kilovatti. Et see on juba timm. Näitame graafikut ka võib-olla. Me alustasime siin tõmbeid siis kuskil 0,7 barrist, mis meil oli eelmisest korrast all, oli kuskil 330-340 kilovatti ja siis kerisime natuke rõhku üles 0,8 barri peale ja süüded ka peale ja viimaseks tulemuseks jäi siis 400 kilovatti ja 730 väänet. Mis on võib-olla natuke erilisem V8 M60 kohta on see, et ta hingab lõpuni paremini, et reeglina nad nende graafik alates 5000 ikka kukub nagu kivi alla. Et see kukkumine ei ole mitte 50 väänet, vaid 200 väänet. Et kui sellel autol on see kukkumine hoopis 130 väänet ja niimoodi 6000 peal on veel 630 newtonit või? Ja 640 newtonit ja 4000 pealt on juba käes 700 newtonit ja 700 newtonit püsib kuskil 5500. Selles mõttes võiks olla päris mugav sõita. Davai. Aga ütleme, kas nüüd pillil nüüd nagu jõudluse poole pealt on ka nagu mingit vahet või võrras varas? No ta ikka läheb jah, ta on käredam, kõvasti käredam. 4-ndaga niimoodi ta ei läinud enam. Et see on ikka kõvasti parem. Leegid peale, davai. Kuidas temp oli muidu? No siuke stabiilne 103. No M60 T-Gun ju.
No nii, tänaseks on trennid tehtud. Juhtus meil väike äpardus siin lõpus, et kapotti eest lahti. Et lendus meil esiklaasi ja lõhkus klaasiga ära. Ehk siis tuleb üks tore nädal jälle, kus me hakkame juppu otsima ja loodetavasti leiame selle klaasi. Kuna see on S13, siis sellele paraku ei ole nagu iga nurga pealt seda asja saada. Et loodame, et leiame, äkki leiame. Ja ma ei tea, tehnika tahtis väga hästi. Selle koha pealt enam midagi kurta ei ole, kõik oli super. Tembi probleeme natuke oli, aga selleks on ka lahendus juba olemas. Ja ega muud ei olegi. Proovime asja korda saada ja näeme juba superfinaalides. Tšau!